6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. No tere õhtust rallifännid! Horvaatias sai siis läbi järjekordne ülipõnev rallipäev, kus siis peamised märksõnad olid Neuvilli väljasõit ja Evansi ja Tänaku omavaheline esikoheitlus, kus siis päeva lõpuks lahutas neid 25,4 sekundit. Nagu ikka võtab 6. käik päeva põnevamad sündmused kokku. Tavapärasega võib-olla on väike erinevus see, mida siin vaatajad ja kuulajad saavad aru, et mina ei ole teps mitte Gunnar Leheste, et kus tema on, sinna me kindlasti varsti jõuame. Aga jah, asendab mina Igor Aljurand, aga kõik muu on sama nagu ikka. Minu vastas on Roland Poom, tervist! Tervist ja Gunnar oligi võib-olla juba natuke ära tüüdanud. Saame ühe päeva pausidest. Saame pausi. Kõne otsa võtame loomulikult Horvaatias ilma nautiva Kaspar Ruusi. Käime siis ka läbi päeva kõik põnevamad sündmused. Vastame kuulete küsimustele ja nagu ikka, kõik on sama. Alustame siis miks Lehest, et ei ole. Et kui sina, Roland, sünnituse kõrvalt, olgem ausad, tegid ka saadet ja nüüd tuleb välja, et Leheste teeb metal-bändi ja tal on täna kontsert, et ega me sellist asja vist ei saa heaks kiita. Ei, no tundub, et prioriteedid pole mehel paigas lihtsalt. No ei ole paigas, et see on ikkagi karm, aga prioriteedid on kindlasti paigas meil Kaspar Ruusil, kes on juba rõõmsalt seal telepildist. No tervis, Kaspar! Tervitus. No alustame siis muidugi peamisest, et kas sa juba seal Zagrebis oma mökupaari oled üles leidnud või veel ei ole ja mitu pitsi kohalikku puskerit teile õhtul tegid? Ei ole kohalikke paare väga üles leidnud, ausalt öeldes. Ei ole väga palju aega olnud selleks, et olen siin suuresti olnud kas siis rallipargis või siis õhtul lähed korterisse tööd tegema. Tõsi, eile õhtul sai korraks Soome kolleegidega kokku ja 2 pitsi õnnestus kiirelt teha. Kas need olid Priini mälestuseks? Jah, no, eks tema tuli ka õhtu jooksul jutuks, jah. Seda ei saa eitada. Aga mis lõiked? Eks jube pikk päev oli, et ma peast ise natuke ka sooda, et ma seal hommikul alustasin rallide blogi tegemist ja 12 tundi andsin tuld. Ega sul on see päev vist veel pikem, et Eesti ajärgi äkki 8 alustasid ja nüüd seal 10 sootad ära, millal rallimehed jõuavad ja nendest rallimeestest ei tasu vist üldse rääkida. Nemad vist panid seal varahommikul minema ja jõuad öösel hotelli. Ega see ajakava vist nüüd päris selline ideaalne ei ole, et ikkagi päris selline suured vahed on kuidagi kiiruskatsete vahel. Ideaalne ei ole kindlasti, et siin on, ma olen ka teiste ajakirjanikega rääkinud, et kõigil on niisugune väsimus sees ja sõitjatest rääkimata, nagu sa ise ütlesid. Hommikul, mis 8 kohaliku järgi oli esimene katse, täna jõuavad kohaliku järgi pärast 9 ralliparki, siis on veel ajakirjanikud ja siis veel hooldusparki ja homme viimane päev hakkab kohaliku aja järgi kell 7 hommikul juba, ehk siis võib-olla Roland oskab paremini arutada, aga see tähendab seda, et peab ikkagi paar tundi varem veel ärkama, et rallisõitjate jaoks on siin praegu suht raju graafik, eks see põhjus on selles, et see päeva viimane katse on kõige kaugem katse, mis siin Zagrebist on ja ma ei tea, kas 150 kilti või midagi on see ülesõit siia tagasi, et selle pealt on see päev päris ikka väga pikaks veninud ja veni maas. Ega on vist väga rõõmsad, seal ei ole, et peale 15 tunnist päeva siis tuleb Kaspar Ruus ja nüüd, et ma tahaks ka kommentaare saada, mida ma finišis ka andsin. Et see vist on see, selles mõttes mõnes mõttes saab ka pilootidest aru, eks ole, et eks nad on ka vist tüdinud väsinud selleks. Ei no loomulikult, päev on, nagu öeldud, päev on ülipikk, sa sõidad seal, mis ta täna oli, 110 midagi võistluskilomeetrit, et igastast sõidad 8 katset täiesti piiri peal, nii pikk aja vältel ja homme veel varakult uuesti, et ilmselgelt sel hetkel on tahad ikkagi peamine see, et saaks puhata lihtsalt. Ma lisan sellega asja veel juurde, et kui me vaatame, et katse lõpeb ära ja mehed saavad hotelli, et tegelikult ega hotellis ei lõppe nende töö. Seal nad hakkavad alles veel järgmise päeva videoid läbi vaatama, et ma julgeks öelda, et 90% meestest kindlasti hakkavad seda tegema, et võib-olla on sellised, Sebastian Ogier võib-olla ei viitsi vaadata, et tal nagu vaatab, et on kus ta on ja seal ta ei ole, kus ta tahaks olla, et vahet ei ole ja ta ei sõida ka siin igapäevaselt nii nagu teised veel noored kutid, aga ma olen kindel, et enamus mehed lähevad nüüd koju
võtavad arvutid lahti, hakkavad videoid vaatama ja ühel hetkel, kui kell võib-olla on seal kesköötundi löömas, siis minnakse magama alles. No mis nad üldse seal vaatavad siis? Teeme sellisele lihtsale vaatele ja kuulele selgeks. Mida seal üldse vaadata on enne homset? No tegelikult see video tänapäeval on ikka see videotöö äärmiselt suur aja mõttes, et enne rallit tehakse ralli ettevalmistustööd, koos legendiga vaadatakse üle kõik kiiruskatse videod, mis on ralli korraldajad andnud ette, aga vaadatakse ka WRC plussis siis kõik eelmise aasta kordused läbi, kus kellel mida juhtus, tehakse korralik analüüs ära ja nüüd täna õhtul hakatakse homseid katseid läbi vaatama. Käiakse veel legend korra üle vajadusel, kui keegi tunneb, et seda on vaja teha. Vaadatakse jälle mingid konkreetsemad kohad, kui olid tehtud mingisugused notesid, et ma ei tea, 18. katsel eelmine aasta, see oli sama katse, seal kellelgi midagi juhtus, vaadatakse mingid kohad üle, et selline suht peenäälestus käib ikka viimse hetkeni. Nüüd Kaspari unustasime ära. Mis seal siis rallipargis, mis seal üldse selline tänase päeva selline jututeema on, mis siin ajakirjanikud omavahel arutavad? On see Neuvilli väljasõit, on see tänatud kiirus, on see midagi kolmandat? No, ma ütleks 2 asja. Esiteks see Neuvilli väljasõit. Neuvill oli liider, kõik see, mis ma arvan, see oleks olnud võib-olla väga südamlik hetk, kui nüüd Hyundai ei oleks seal just sel nädalal oma selle võidu kätte saanud. Et see oli üks asi, aga kui see nüüd teisel katsel juhtus, tänasel teisel katsel, siis pärast seda on olnud põhiteemaks see, et kas Tänak püüab Evansi kinni või mitte. Pärast lõunati alustas väga hästi. 2 esimesel katsel tegi vahet kõvasti tagasi. Nüüd kahjuks 2 viimasel on tal tehnilised probleemid olnud. Välja tõida käsipiduri ja ütleme nendest katseliku intervjuudest ei mulje, et mingid probleeme on veel. Et selles mõttes saab olema huvitav näha, mis homme saab. Ma siin rääkisin just kõrval ühe briti kolleegiga, kes arvas tegelikult enne 2 viimast katset ka ise, et Tänak püüab Evansi kinni. Okei, nüüd tehniliste probleemidega läks see vahe suuremaks, aga kui need saab nüüd üle lahendatud, siis ma arvan, et homme Evansil tänu edule on mõistagi väike eelis, aga ma arvan, et see võib homme tegelikult minna veel päris lõpuni välja see võitlus ja loodan vähemalt. Mis olemisega üldse see Hyundai meeskond on? Üks asi on see Priin, siis on Neuvilli väljasõit ja siis olgem ausad, Lappi on terve päeva hädaldanud, et see auto üldse täna ei liigu. Et ütleme nii, et on vist ka paremaid päevi seal meeskonnas olnud. Jah, ei ole on lihtne ralli, jah. Et algas täna väga kuidas ma ütlen, optimistlikult või palju lubavalt. Et ma nüüd õhtul, kui on võimalus, ma loodan, et õnnestub siis Hyundai pealiku Cyril Abitebuliga paar sõna rääkida, et äkki võtab päeva kuidagi kokku, aga kui Neuvill pärast seda avariid ralliparki tagasi jõudis päeval siis ja ajakirjanike ette tuli intervjuud andma, siis eks ta loomulikult oli kahju ja ta ka vabandas tiimi ees, aga päris mustas masendusest ta ka ei olnud, et nagu ütles, et seekord läks nii, tahtsime paremat, aga nagu öeldakse, elu läheb ikka edasi. Mis üldse tujus see Tänak seal keskpäeval oli, et ta on päris seinast sein olnud, et hommikul ma vaatasin, ta lasi seal selle Dirtfishy Clarkiga lasi nalja teha, mees oli üliheas tujus peale esimest päeva katset ja ütles, et auto oli super, kõik on super, aga siis mõlemad need osad, et hommikused ja pärastlõunal, et olid need esimesed 2 katset olid head ja siis tuli mingid jamad, et kuidas üldse seal rallipargis või üldse pärastlõunal siis oligi see väike 45 mintsa putitamiseks oli? No siis oli, ma arvan, okei, et asjad ju pigem sujusid ja nüüd kui, ma arvan, seda kõige ilmekalt näitabki see, kuidas see katse ise läheb, et nüüd pärast 2 esimest katset oli ju täitsa rahul ja ütles niisuguse naeratava näoga, et surume kõvasti ja hoiame Evansil pinget peal, aga kui siis tulevad tehnilised probleemid otsa, ega see kuidas ma ütlen, tuju rõõmsamaks ju ei tee, et eks see sõltub puhtalt, kuidas see ralli ja viimane katse läks. Kas Linnamäe oled ka täna saanud kuuli otsa, et kuidas tal üldse päev kulgenud on, et sest ega ta vist katse intervjuudesse ei ole jõudnud? Ei ole minu arust jõudnud, jah. Ei, ma täna ei ole temaga suhelnud, eile õhtul sain rääkida, aga ega tal ju selles mõttes praegu siin ongi kõige rohkem püüda lihtsalt kogemusi ja kilomeetreid, et ta on ise
mitu korda maininud ka, et Horvaatia on tal siuke nõrk koht, et kuidagi talle need teed siin üldse ei sobi, aga noh, nüüd täna ja homme on siis võimalus veel kogemusi ja kilomeetrit koguda. Ta vist olnud igal ratsel 9, eks ole, et 9 või 10, et ta mingi meeletult stabiilne olnud. Jah, midagi sellist jah, aga mis on äge MM-debutant, Romet Jürgenson on Rally 4 autode seas teine hetkel, et seal vahed on igati pidi väga suured, on kindlalt teisel kohal ja ma loodan, et homme õnnestub ka ralli ajal temaga rääkida, et kuna nende autod stardivad paar tundi hiljem kui nii-öelda WRC sõitjad, siis seal on veel pikk päev ees. Mis sina personaalselt homsest siis enim ootad, et sellised hästi põnevaid paari on mitu, et mis su enda suurimad lootused on, et mis homme juhtub? No loomulikult see, et Tänak Evansi nii-öelda kätte saaks või vähemalt saaks nii-öelda sinna täitsa nagu löögiulatusse tagasi, et oleks ju äge, kui näeks 3. aastat järjest, kuidas Horvaatia ralli võitja selgub viimases kurvis. Ja teistpidi on põnev see, et mida Ogier ja Rovanpera teevad, et 4. ja 5. koha peal nad on. Kas Ogier laseb Rovanpera mööda, kuna Rovanpera teeb täishooja kaasa, no eks paista. Ma millegipärast ikka kahtlustan, et kui Ogier hakkab siin ikkagi edaspidi hästi minema, ma arvan, ta võib-olla vaatab ka enda MM-punkte lõpuks, et see on siuke teine põnev paar ja saab põnev olema näha, mis seal saama hakkab. No Roland, tahad veel midagi Ruusilt küsida? Ma arvan, et ei taha. No, laseme puhkama ta. Ära pahandus siis täna õhtul tee, et ole ikka homseks vormis. Ei ole aega täna, tööd veel jagub. Kuule, siis tõmbame sinul asjad rohkem, et sa pead vist sinna varsti internet võtma minema, et nagu ikka, Delfis saab lugeda, mida Ruus kuuleb, õhtul väike kommentaar äkki, kui jõuad ja edas midagi, et jõudu. Jaa, tarvis, nägemist. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Ja eks võtame siis ka meie selle päeva ruttu, et võtame selle hommikuse programmi siis, et seal oli 3 selget ebaõnnestujat, et ma alustaks kohe sellest, parafraseerin natuke Revad, et enne kui Ogier esimeses ratse starti jõudis, oli ta juba minut 10 kaotanud teistele, et kõigepealt selle eilse turvavööd lahti sõitmises minut ja siis ta jäi ka ratse starti hiljaks, kuna pidi midagi autos putitama, seal tiimega ta ise ei öelnud, et mis jama seal oli. Ma tahaks selle turvavöö osas küsida. Minut ajaradu lõpuks sellest, et kuidas üldse tipptasemel sellise prohmata tegema nüüd see võimalik on. Et selles mõttes, et tema kõrge koht jäi ju, tal on revi purunemist kõik öelda, ta on ikkagi ju selgelt kõige kiirem mees ja sellisele prohmatada minut, et see on ju ikkagi, kuidas see miks selline asi juhtub üldse? Kuidas see juhtub? Eks ütleme nii, et kui seal autos istunud ei ole, siis ongi võib-olla keeruline aru saada, mis seal autos toimub. Et tegelikult need emotsioonid ja see adrenaliin on seal kõik nii ülev, et tihti peale ega sa liiga palju ei mõtle seal. Ja tegelikult oli ju näha, see oli erakordselt kiire refi vahetus, tõsiselt erakordselt kiire. Tulla peale sellist, ütleme, täislauluga metsa vahel sõitmist põhimõtteliselt on ju, et tulla teha selline refi vahetus, et ütleme, inimlikult on arusaadav, et lükkasid oma rihmad kinni, võib-olla juba eeldus, et okei, kaardiluge pani ka, aga näed, või mis iganes seal juhtus, või vastupidi, et mis iganes rallil, mis iganes olukorras. Ma arvan, et see on inimlik selline asi, mis võib vabalt juhtuda. Kas see oli tahtlik või mitte? Eks see oli nii-öelda žürii otsustada, et see minuti aega oli õiglane karistus talle. Et kindlasti nad said, nagu ka Urmas Roosimaa eile saates ütles, et otsus tehakse pärast seda, kui sõitjad on ise oma kommentaari andnud. Et ju siis ikkagi žürii hindas seda selliseks, et trahv tuleb anda. Ja selles mõttes, et ma ei ütle, et see on õige, ma ei ütle, et see on vale. Ma arvan, et see on täpselt selline otsus, nagu žürii tegi nii. Ühesõnaga, mis iganes rallil see otsus oleks võinud teistsugune olla, täna on selline, siis on nii. No see esimene päeva esimeses pooles tundus, et edasi ei ole midagi, et Neuville sõidab kindlalt võidu poole, ta oli vist päeva teise ratse järel ütles ka, et kõik asjad on kontrolli all, kõik on otsin seda tasalaulu, kõik on super hästi ja siis tuli see 3. kiiruskatse üsna selline, ei olnud isegi kõige nagu mustem kurv, ei olnud kõige kiirem kurv, aga ikkagi selline
no päris selline kummaline prohmatas julgeks öelda. Ütleks, et see oli ikkagi väga väike viga, äärmiselt väike viga tegelikult, mis seal oli. Et tegelikult oli hästi kiire vasak kurv oli, kus ta kandis ilusti lõpuni välja, aga see pidurdusmaa jäi gramm liiga hiljaks. Ta ise vist ütles, et ta ei ole selle teooriaga nõus, et ta pidurdamisega hiljaks jäi või liiga kiirelt. Minu meelest ta mõlemad ütles ümber, et ütles, et lihtsalt oli ebaõnn. Tead, tegelikult pärast, kui ta Service Pargis rääkis, mis juhtus, siis ta võttis selle süü natuke rohkem omaks. Et alguses oli mingi jutt, et jube selline must tee oli ja pani korraks pidurit plokki ja läinud oligi. Et aga lõpuks ikkagi nii-öelda ütles ja väitis, et pidurdus jäi hiljaks, mida oli tegelikult laivist kohe näha. Seda oli kohe sekundi pealt näha, et enne isegi, kui see auto libisema hakkas, et siit tuleb midagi. Et ta ei saa, nagu see auto ei lähe sinna puhtasse joonda kindlasti. Nii et väga väike vigana. Kergelt hilja pidurdamine ja nendes oludes enam joonda ei saanud, et lihtsalt ebaõnn võib-olla oli see, et see, ma ei tea, mis kaev või asi seal betoonist oli, kuhu ta selle tagarattaga pihta läks. Samas, eks ole, eelmine aasta Jepperi rallil juhtus ja tegelikult sama asi, et liidri kohalt sõidab esikoha suunas, asfaldi ralli, mis peaks ju olema nagu tema leib ja siis tuleb siin prohmatus. Mis asi see lõpetus on? Kas on see, et sa mingi liidri kohalt kuidagi hakkad nagu tempot alla võtma ja siis see rütm kaob ära, on see mingi võbin sees või on ta lihtsalt ebaõnn? Nende mõlema vea kohta ma ütleks, et see ei ole ebaõnn. Lihtsalt võib-olla ma ei tea, kuidagi keeruline seda selles mõttes kokku võtta, et nagu ta no ma ei taha öelda, ma ei saa öelda maailma ühe kõige kiirema rallisõitja kohta, et närv ütleb üles, et asi on selles, aga ilmselgelt midagi seal taga on, et kas ikkagi see võib-olla oli juba mõttes seda asja ära vormistamas ja jättis kuidagi, tuli nii-öelda lohakusviga sisse. Et miskit tal seal on. Kui keeruline see üldse on, et kui sa sõidad selline annad 100% ja siis sa tead kuskil kutles, et okei, ma annan nüüd 99%, siis mul on väike varu, et kui väga selline asi üldse rütmis asja jääb? Tegelikult ajab päris palju, mina igal juhul eelistan näiteks pühapäevasele ralli peale, eelistasin alati minna ründavas positsioonis kui kaitsvas, et see kaitsev positsioon on väga ebamugav tegelikult, et kui sa tead, et sul on kalkuleeritud enam-vähem, et okei, sa võid kaotada, ma ei tea, nii palju 0,1 sekundit kilomeetril, 0,2 sekundit kilomeetril, sa võtad ilusti ära, et sa saad nagu grammi alla tulla seifimalt sõita. Aga tegelikult siis hakkavad asjad juhtuma, et sa oled harjunud alati sõitma mingi kindla tempoga, kergelt pushides kogu aeg ja nüüd kui sa tood selle alla, aga tegelikult ju nii-öelda liigutused kõik jäävad samaks, aga olukord muutub, et ma ei ütle, et see oli nagu Neville'i teema hetkel, aga nagu üldiselt kindlasti on lihtsam minna ja eesmärgi poole rühtida, et rünnata, kui see, et seal kalkuleerida, et kes kust tagant tuleb ja siis võtta oma tempot võib-olla alla vaadata, et siin ma võtan seifimalt, et auto kindlasti lõpuni tuua. Ja Hyundai sellest mustast päevast rääkides, Esabek Lappi, sisuliselt ta iga katse finišis ütles, et ma ei saa aru, mis mu auto on juhtunud üle, et eile oli pidamisköit ja täna ei ole mitte midagi, see auto ei toimi ja et äkki see poolduspargis selle asja korda ja ei saanud, selles mõttes, et selline ütleme hala siis, käis lõpuni. Mis on üldse see, mis üleöö võis selle autoga nagu nii mööda minna? Ja teine osa sellest, et kas on üldse reaalne, et ta ei tea, mis valesti on või see on pigem selline, et sa ei ütle konkurentidele. Kui reaalne on see, et sa istud autosse ja ei saagi aru, et 8 tunnigi auto on täiesti võsas. Ma nüüd ei tea, kas võib-olla Lappi lihtsalt seal, ta on selline emotsionaalne vend, nagu ta on, kohati, et kas ta natuke nagu võib-olla kirjeldas olukorda üle või mitte. Kindlasti selle ööga niisama ei juhta autoga midagi, võib-olla on pigem küsimus selle, et olud on teistsugused, kui nad olid eile ja nendes oludes tegelikult aga katse lõppudes ütles, et enesekindlus puudub ja kui enesekindlus puudub, hakkabki, sul ongi äärmiselt ebamugav seal autos olla ja midagi teha, et samades oludes, aga ta tunneb ennast jube mugavalt seal oludes, et siis ta tuleks katse lõppudes, et jumala vägev on, et mingid olud sobivad paremini, mingid mitte, võib-olla tänased olud olid veidi keerulised, et mul selles mõttes on veidi kahju, et ma ei jõudnud täna laivi väga jälgida, aga see point võib seal olla, et ma ei usu, et seal nagu seadistusega nagu nii midagi tuksise vahepeal minna või kuhugi täiesti valesse suunda liikuda, et pigem on see selline enesekindluse probleem ikka lõpuks. Ja, et päeva algus oli ta 3 sekki, maas tänatuspäeva lõpuks 30, et siis oli juba selge, et tegelikult päeva keskpaigaks vist oli selge, et tuleb ikkagi suur tänatu ja Evans seitlus ja olime ausad, nii õnnelikku tänakut, nagu oli päeva algus, ma pole ammu näinud, et seal seesama Clarkiga lasi seal nalja, väga tipp-top, esimese katse finišis ma vist kirjutasin selle üles ka roodi,
ja ütles, et ja ei, no nüüd ma ilmselgelt ei leia üles, mis ta ütles. Aga ta ütles, et tunne on väga hea, et auto on eilsel võrreldes märgatavalt parem ja siis ta tegelikult sama mõtet kordas ka nüüd päeva teise poole alguses peale 15 kiiruskatset, äkki ütles ka, et auto on toiminud väga hästi, rütm on hea ja ilmselgelt see on sõita viimasel piiril. Ja no sellist asja Oti poolt ei kuule tihti. Millal ta viimati autot kiitis selliselt? Oli see Toyota ajal? Ja ma ütleks üldse, et see on uskumatu, et üldse midagi sellist ütleb, sest et Ott on pigem see mees, kes ei ole kunagi autoga rahul. Isegi kui auto on väga hea, siis ta ei ütle, et see auto väga on, et alati saab paremaks. Oi, ta see väikese Rontriki jättis, selle ta ütles kõik, et alati saab paremaks minna. Ja, okei. Aga kui võtta praegu Tänake Lappi näiteks, siis tegelikult see vahe võib ka sellest, et Ott tunnis autos hästi, surus. Ta on ründavas positsioonis, on ju, tema eesmärk oli liidri kohta püüda. Lappi on positsioonis, kus tal ei ole mitte midagi rünnata. Tunneb kergelt ebamugavalt ennast, ajad ei ole ka need, mis ta tahaks. Ja ta vaikselt kukub. Eesmärk on lihtsalt see auto lõpuni ära tüüa, tal ei ole rohkem mitte mingit eesmärki. Ja ega kui sa vaatad neid aegu seal, siis hakkadki juba on ju seal nii-öelda ütlema, et kõik on jama ja midagi ei saa ja kuskile see aeg kaab, aga eks see on mingites muudes asjades kannatud kinni. No Tänak jõudis siis vist parimal juhul 12 sekundi jaudusele, aga päeva lõpuks on see ikkagi 25, et päeva eelviimasel läks vist käsipidur, nagu ta isegi kirjeldas seda siis fucking disaster ja shit'i, mis iganes. Ja siis kuidas ta selle päeva siis kokku võttis. Vaatame kohe, see oli ilus lause, et ma ei tea, mis valesti on, raske öelda, auto on kohutav sõita, ma ei tea, mis toimub. Et sisuliselt kõik see ilus, mis esimesel uuel kiiruskatsel täna oli, siis 2 viimasega läks ära. Kahju, jaa, väga kahju, sest tegelikult ma arvan, et ma tegelikult neljapäeval ütlesin seda, et neljapäev Shakedowni esimene ring pani Ott põhjad. Ja sellest võib kui ma tegelikult mainisin ka mingil päeval, et kui sellest mingeid järeldus üldse teha, siis Shakedowni esimesest ringidest see näitab ära, kes on testis, kui hästi auto paika saanud, kui hästi klapivad. Et selle järgi võis arvata, et okei, Otil võib olla siin midagi tulemas. Aga jah, kahjuks täna see viimased katsed. Käsipidur käsipiduriks saab ilma, veidi ebamugav on, aga tõenäoliselt me saame aru, et see viimase katsel oli ikkagi mingid vähe suuremad ja fundamentaalsemad probleemid, see on mitte ainult üks käsipidur, mis ei töötanud, et kahjuks see ajakaotus tuli ikkagi suur Evansile. Täna nüüd, mis see lõpuks meil on, 25,4 sekundit, et see peale 15, et see vahe, ütleme see 16, oluliselt mugav minna pühapäeval vastu ründama, 25, eks ole näha, olud on igal juhul keerulised ja kõike võib juhtuda. See 4 kiiruskatsega, sisuliselt, kui ta näitab seda sõitu, mida ta näitas siin päeva keskel, siis tegelikult on see ikkagi ju tehtav. Jaa, ma ütleks küll ja võib-olla Evansi puhul ka tegelikult need pühapäevad ei ole tihti peale kõige paremad. Et Evans, ütleme, seal liidri positsioonil ei ole ka ammu olnud, et kindlasti seal mingi nii-öelda närv tuleb ka sisse, ma olen täitsa veennud selle või mingi selline tagakuklas on ikkagi, et tuleb koju ära tuua ja Ott teiselt poolt jälle läheb mingi missiooniga, et ma loodan, et ta läheb, et ta ei vaata, et see 25 liiga palju on, et ta läheb proovib ikkagi. Et kõik võib juhtuda, nagu ma ütlesin, olud on nii keerulised, et siin lõpeb ralli siis, kui on meil viimase katse tulemus käes. Kas sa oled üllatunud, et see Tänaku M-Sport Ford Puma sel korral nii hästi toimib. Et mõnes mõttes võinud see minna teistpidi, et tegelikult ju, nagu sa ütlesid, juba Shakedownil oli näha, et asjad on hästi, tegelikult on see tempo olnud läbi ralli üsna hea, jättes kõrval need tehnilised jamad. Et oled sa üllatunud ka, et ta on juba niimoodi enda käe järgi saanud. Et ma mingitest tema lausetest loen välja, et just kui ta on oma masina saanud juba enda käe järgi toimima. Jah, ütleme niivõrd kuivõrd üllatunud, et ma just võtan oma WRC Fantasy ennustus praegu lahti, et kuhu ma Oti panin. Ma arvan, et ma ennustasin Oti poodiumile küll, aga võib-olla, oota ma kohe vaatan, ma panin ka Oti teiseks, et jah, võib-olla see on üllatav, et ta on suutnud ikkagi nii-öelda liidri positsioonile lähedal olla, on üllatavam kui see, et ta poodiumil on. Et poodiumit ma oleks nagu arvanud, aga tegelikult ka on võit reaalne, et see võib-olla on konkreetsemalt üllatav. Ja päevale läheb siis, homsele päeval läheb siis Evans liidrina, ja loomulikult teeme nüüd ka esimese lugeja küsimusi vahel, et Marek tahtis teada, et teeme siis lihtsustatult, ma teen ta laused natuke lihtsamalt siis, et mis värk ikkagi sellega on, et Evans tiimile punkte ei too, mis see sisuliselt tähendab, kas see tähendab,
et kui ralli lõpeb niimoodi, et siis saab M-Sport saab nii palju punkte nagu Tänart toob ja Evansi sellest on täitsa 0 või kuidas üldse asi välja näeb ja kuidas saab maha võtta, kuidas saab, et tee siis härra Maarekule see asi selgeks. Jaa, selles mõttes ilus žest Toyota poolt, et samamoodi nagu Hyundai 2 autoga peal, et siis ka Toyota nii-öelda nomineeris ainult 2 autot punktidele. Ja tõepoolest, need on Ogier ja Rovanpera, kes sõidavad punktidele, nii et täna Elfin Evans ei too meeskonna punkte. Kui Elfin Evans võtab võidu või jääb teiseks, ei too see meeskonnale ühtegi punkti. Toovad ainult punktid Ogier ja Rovanpera ja nii ongi. Loene siis see ülend esikümnega ette, et Evans liider, Tänart 25,4 maas, Lappi 55,4 maas ja siis need, see Lappi on ka seal terve ralli seal üksi olnud, et ees pole kuhugi minna, taga pole, aga siis tuleb selline kõige põnevam paar vist, mis siin on tegelikult tänasel päeval sündinud, et Ogier 4. ja temast 2 sekundi jaudusel on Kalle Rovanpera, et see, et Ogier peale kõiki neid õnnetusi, see rehvi purunemine, trahvid, kõik muu, ikka 4. just on tipp-top, aga ma arvan, et ma teeme siia kohe ka teise selle küsimuse ära, et Tanel tahtis teada, et ei paista kuskilt välja, et Ogier kavatseks oma 4. koha siis ära anda. Ehk kaudselt on küsimus, et kas siin tulevad tiimi käsklused, kas ja mida sina teeksid? Selles mõttes, et rallile tuli ikkagi ju Ogier vastu eespool, samas, eks ole, veel kõigi märkide järgi Ogier täishooaega ei tee, ehk selles plaanis võiks ju peaks andma nagu Rovanperale, eriti arvestades, et Tänart on temast eespool, Tänart saab suured punktid, eeldatavasti saab ka Evans suured punktid. Kuidas sina seda asja tiimiks ja mis sa arvad, mis juhtub? Hästi keeruline, väga keeruline meeskonna juhi poolt seda võtta. Kui me vaatame praegult provisional standingut, ehk siis nagu nii-öelda ütleme tänases hetkes punktitabelit on, siis kusjuures liidriks läheb Elfin Evans. Tema järgi Sebastian Ogier, punkt taga, 68 punkti. 3. Ott Tänak, 65, 4. Kalle Rovanpera, 62. Hästi lihtne ja loogiline oleks, et Rovanpera teeb paberi peal täishooaega, me ei tea päriselt, mis juhtub Ogieriga, väidetavalt ta ikkagi ei tee täishooaega. Et kas anda need 2 punkti juurde või mitte. Kui anda need 2 punkti Rovanperale juurde, siis võib suure tõenäosusega juhtuda lihtsalt see, et ta tõuseb ka Tänakust mööda. Praegu jääks ta nagu tõenäoliselt suht ühele pulgale Tänakuga. Et kas tahaks, et Portugali jaoks tõsta Rovanpera üks koht ette või tegelikult jätta nagu ta koht alla, väga suurt mingit muudatust ei tekke, et see on tegelikult päris hea selline mõtlemise koht, et mida teha ja kas on mõtet liigutada. Aga kui ei liigutata näiteks, et on hästi tihti ei liigutata, kas siis võib midagi Ogier kohta välja lugeda, et äkki ta veel kaalub või pigem see läheb juba liigi ulmeliseks ülemõtlemiseks? Ma sain aru tegelikult, et Horvaatiaga oli ka nii, et ega Ogier ei olnud nagu, see ei olnud nii-öelda tema listis, et kuhu ta tulla tahaks, vaid pigem oli see Latvale, kes ütles, et tule ja sõida. Kui ma nüüd lugesin õigesti, siin mõndasid päevasi või nädalaid tagasi, et Portugali ei tule Ogier. Ma ei tea, kas nüüd peale Horvaatiat võib midagi juhtuda või mitte, eks ole näha. Siis jah, ühesõnaga ma ei usu väga, et Ogier teeb täishooaega, kuigi ma väga loodan, ma tahaks näha seda. Aga jah, nüüd selles ütleme, võtame selle kokku, et kas nüüd tõsta või mitte. Ma lõpuks ikkagi tõstaksin ümber ja ma tõstaksin Rovanpera ette. Lihtsalt seetõttu, et kui Ogier seda kaasa ei tee tervet hooaega, eks ilmselt Latvale teab oma peast seda paremini kui meie siin laua taga, et siis need 2 punkti hooaja jooksul lõpuks ikkagi on tähtsamad kui see Portugali üks stardipositsioon tagantpoolt tulla. Ja siis lähme mööda järjest siis edasi, et jõuame 6.-7. kohani, ehk siis seal 6. kohal on Katsuta, kaotust liidrile 2.25 ja 7. Lube, kaotus 2.32. Aga olgem ausad, mõlemad alustasid päeva selgelt Ogier ja Rovanpera ees. Keskpäeval olid nad tasa ja nüüd on vahe Ogier ja Rovanpera juba üle poole minutit. Mõlemad on ikka väga õnnetud sel korral olnud, et on see natuke kuskilt otsast üllatus ka, et kumb ei leia seda rütmi enesekindlusega mitte midagi. Jaa, hästi keeruline, nad on ütleme sellised
teise klassi sõitjad nii-öelda, on ju. Et ma tegelikult Lube poolt oleks oodanud rohkem eelmist aastast vaadates ja üldiselt tema sellist arengut, et Lubeelt oleks oodanud võib-olla ägedamat minekut, kuigi ta täna suutis päris hästi katsuutat selja taga hoida ja ta oma positsiooni andis ära siin viimase katse pärast ja tundub, mis põhjus oli, et ta suutis selle 15 kilomeetriga, ilmselt läks suruma, ma kardan, liialt palju ja ta suutis oma rehvid täiesti üle kuumutada, ehk siis pidamine kadus ja hakkas rohkem slaidima, et jube suure kaotus sai sealt 10 sekki vist, 38, ei olnud päris nii palju. Aga jaa, noh, tegelikult on lugu see, et mõlemalt eriti katsuutalt ootaks rohkem täna juba, et ta on päris palju sõitnud. Ja siis jõuame juba, et sulle ralli katsmeesteni, et see vist ei ole suur üllatus, et Rossell, ma ei jätta nii prantsuse nimedega, ma olen ettevaatlik. Aga see vist ei ole üllatus, et kohe on Asseldi ralli, siis Rossell on esimene, et kuigi see vahe Triasiniga on selline mõõdukas, mis 11 sekundit, et Jaa, Rossell, ega ta on ka maailmameister WRC3 arvestuses, et no iga Asseldi ralli, kuhu Rossell tuleb, ega ta seal on ikkagi võidu pretendent alati olnud. Kreasin samamoodi, alati tegelikult ka Kruusal ja Asseldil on seal eesotsas ja suudab nagu vähemalt kuigi palju võidelda nende Asseldi meestega. Et tegelikult on lahe näha, et see võitlus on tegelikult veel olemas. Ja viimasel katsel ka ma vaatan tegelikult Kreasin on edestanud Rosselli, et noh, seal käib selline mõnus võitlus. Pigem arvaks, et Rossell suudab selle ära vormistada, lihtsalt kogemust ilmselgelt Asseldil ka temal rohkem kui Kreasinil. Et no need kaks meest juhatavad seda WRC2 ilusti ja pakuvad mingit mõnusat mänguvõlu, et kui me vaatame sealt tahapoole, siis tegelikult vahed on juba suured. Seal oli see selline mees, Siamin, prantslane oli vist oli teine ja siis pani sellise päris raju rashi katuse peale. Ja maad jäigi katuse peale, enne. See oli päris selline korralik. See mu enda küsimus, kuna Tunner ütles, kui ma saadan küsimusi, siis ma auhinda ei saa võita, siis saan nüüd ära kasutada. No meil on, Treiprin lahkusi, võib-olla on vara sellest mõelda, aga Hyundai'l on nüüd üks koht vaba Ituri meeskonnas, et eelduse, et Sordo ei jätta kõiki sõitma. Kas kes üldse sinna võiks sihtida? Ja miks, ma iga kord, kui ma vaatan Asfaldi rallit, Rossell on alati esimene. Kas ta on üks mees, keda võiks üldse kaaluda sellisesse kohta, et paneme ta asfaldit sõitma? Ma ei usu, et ta on. Miks? Tal puudub WRC ralli üks auto kogemus, ehk tegelikult lõpuks ei anna mitte midagi. Et ilmselgelt kolmandateks sõitjateks sätitakse kedagi, kes mingitel rallidel oleks head, kellel on kogemus all, et keda saabki nii-öelda vahetada pool hooaega, mis ühele rohkem sobivad pool aega, mis teisele sobivad rohkem. Et kindlasti ma ei usu, et Hyundai valiks mõne sellise täitsa värske sõitja, kes pole varem istunud. Pigem on need ka see Mikkelseni, Sunineni. Pigem jah, aga eks me vaatame, mis see saab, et liiga värsked uudised, mis on juhtunud ja... Selle ma jätan siis järgmisteks saadeteks teile arutada. Nii, mis siis veel? Georg Linnamäe, eile läks natuke nihu, õhtupäev lõpetas kraavis, täna on päris, seal vahet ei ole, kas seal ees on, et on läbi päevalt kas 910, et ilmselgelt ralli katsarjastus punktidel ei kerki, aga kas 910 koht on see selline koht võiskamiseks, on ta selline rahuldav, kuidas üldse sellele hinnet anda? Ma ütleks, et see on rahuldav. Et ilmselgelt ta ei lähe täna sinna võitlema niimoodi katsete tulemuste peale ka nagu eile. Eile need tulemused olid veits paremad, kui ma ei eksi. Võib-olla ei olnud ka. Seal oli mingi top 6 aegasi, ma praegu vaatan. Et Georg Linnamäel on kindlasti omad rallid, kus ta näitab meile tegelikult oma kiirust, stabiilsust, et jah, nagu me teame, siis Horvaatia ei ole tema lemmikrallisid ja see ongi ääretult keeruline ralli, mida sõita. Et tegelikult on kilomeetrite kogemus, mida sealt otsima läks jälle. Aga aasta jooksul ma usun, et me näeme Georg Linnamäe poolt ikkagi WRC2 poodiumiga ära. Aga jah, ma arvan, et see Horvaatia ralli on jälle üks ralli, üks hea ralli, kus saada nii-öelda
korralik kool alla ja korralikult sellised keerulised kilomeetrid asfaldil, et nüüd kui tuleb mõni veidi lihtsam asfaldiralli, mida sõita, et siis on oluliselt mugavam ja parem seal pushida. Sa nagu Nimmelers teinud, siin on üks lugeja küsimus oli ka selle teemaline. Mulle see meeldib küll, et sisuliselt iga ralli kohta Triin, tervitame siis Triinu ka, tore, et ka naisterahvad kirjutavad. Ja siis ma selle fikseerin ka ära, et Gunnar on homme olemas, et naisfännid ei pea muretsema, et homme näete, et võite taas tagasi tulla. Triinu küsimus, et sisuliselt iga ralli kohta räägitakse, et see on raske ralli, nõudlik, kõige raskem. Aga millised on siis MM-sarjas nii-öelda lihtsad rallid? Et kas saab üldse mõne kohta öelda, et see on kukepea? Mulle meeldib see sõna kukepea. Ma arvan, et pole kalendris ühtegi rallit, mille kohta võiks öelda, et seda on nüüd väga lihtne sõita, Aga see natuke on selline tobe sõna küll ju mõnes mõttes, et iga kord on sama jutt, meid ootab ees selline spetsiifiline, keeruline ralli, nagu ükskõik, sellest vahet pole, kas Safari, Eesti, Soome, mis iganes, eks ole, et alati on see sama jutt, et see natuke mõnes mõttes on selline ja ma nõustun täiesti, ma saan sellest väga hästi aru sellest küsimusest. Ma üritan vastata sellele, mis võiks olla nii-öelda jutumärkides lihtne ralli. Tõenäoliselt üks asfaldiralli, kus on teed puhtad, kus on väga konkreetsed jooned, kus ei ole lõikamist, tuleb esimesena ette näiteks Hispaania ralli asfaldi osa. Et ma ütleks, et seda rallit võiks olla selline ääretult mõnus sõita ja nauditav ja ilma liigseid riske võtmata saaks seda äkki sõita. Pakun. Aga milline on lihtne kruusaralli? Ma ei kujuta ette, et ükski kruusaralli võiks olla lihtne kruusaralli. Ma ei tea, me võime siit kohalikust kalendrist mõne lihtsalt kruusaralli leida, aga ma arvan MM-kalendrist meil ei ühtegi kruusarallit, mille kohta võiks öelda, et jah, see on lihtne. Et ma arvan, et sellist asja ei ole. Ja meil on ka sõitmas siis kolmas eestlane, Roomet Jürgenson, tema siis praeguseks hetkeks RC4 klassis ei ole jõudnud veel finišisse, et vaatame siis eelviimast katset. Aga mis seal ikka vaadata, tegelikult on asi selles mõttes olnud läbi päeva üsna klaar, et on näidanud tublisid aegu, hoidnud kindlat teist kohta, ees on see 35-aastane Torrent Itaalia piloot, kelle nime ma olen maha, Oldani. Et üllatalt kindel mõnes mõttes, et selline stabiilsus, seda ju peab kiitma. Jaa, no selles mõttes mul on veidi kahju, et sellest, et seal võiks olla kuidagi veidi rahvusvahelist tärvi rohkem. Jah, võib-olla sellist, tegelikult, ma ütlen lihtsalt, et nagu konkurents võiks olla rohkem, et tegelikult mulle meeldivad sõnad, mida Simo Koskinen ütles mulle, ma olen see nädal Simo Koskinist nii palju rääkinud. Sorry, kui Simo vaatab, et ma tüütan teda siin nii palju. Kui ma sõitsin oma esimese ralli üldse Viru rallil ja ma lõpetasin selle teisena, siis Simo ütles, et selle autoga ei ole selles klassis ei ole mõtet sul rohkem sõita, tuleb järgmisse klassi edasi liikuda, et siin klassis ei ole konkurentsi sulle, et sa ei arene. Et sellepärast ma alati nagu hindan hästi seda, kui tehakse ka debüüti kuskil, et on selline mõnus korralik konkurents, kus sa pead nagu et ütleme, mida rohkem on konkurentsi, seda rohkem on ka arengut, on ju. Et ma ütle, et siin ei ole konkurentsi, aga ilmselgelt, kui vahed on hästi suured, on ju, et siis seda võiks rohkem olla. Aga Jürgensoni poolt selles mõttes ideaalne sõit, et ta on tee peal siiamaani püsinud, teisel positsioonil püsib, kindel teisel positsioonil, taga on 3 minutit, 17 sekundit, on ju. Et siin tuleb asi ära vormistada ja ideaalne kogemus ja iga kilomeetri kasuks, mis ta seal teeb. No võtame siis veel paar küsimust, et ma fikseerime ära ka, et auhinnad. T-shirt Store annab siis välja T-särgi võite oma kujundusega, mis siin on päris hea särk on. See on kinkirotid Vitamin Velli poolt, mis on vist meil kuskil seal stuudio taganurgas vahetasime Nokko vastu välja täna. Ja siis asi, mida ma ise tahaks võita, aga taaskord ma lehest ei luba, et neid võid näidata. See on mega äge, seda ma tahaks isegi ülivägev. Äkki peaks ikkagi Gunnarile ütlema, et me tohiks ka parimate küsimuse ise endale esitada eiga. See on mega lahe kingitus ka, et võiks tahaks nagu koos, et Nokko on jube hea ja siis paneks veel prillid ka ette ja läheks suve nautima. Aga küsimus Markolt. Ma proovin selle kuidagi hästi ladusalt ette lugeda, mida ma ilmselgelt ei oska. Sisuliselt on, et sulle on öeldud Oti kohta, et ta võib ka kombainiga, eks ole, ja istub kombaini ja saab võita. Kas on mingid sõitjad, kes kohandavad auto järgi ja siis teistpidi mingid sõitjad, kes pigem nagu peavad hakkama autot enda järgi timmima? Et kas sõitjaid saab niimoodi
jagada kaheks. On see esimene osa küsimusest. Ma teen samal ajal notko lahti. Tee. Ma üritan vastust leida. Ma tean selle küsimuse esimest poolt, et seal oli see teema, et kui Lööp tegi oma testi Škoda Rally 2 autoga, ja siis ta ütles insenerile, et ei, kõik on okei, et ma harjun ära põhimõtteliselt. Sellele on, ma arvan, hästi keeruline vastata, et kas saame jagada kahte. Ma arvan, et me ei saa jagada kahte. Et tegelikult ikkagi kui on, ütleme, auto on arendusprotsess, siis sa oled kuskil tehase sõitja, et siis sa näed ikka selle autoga kogu aeg vaeva, sa ei ütle kunagi insenerile, et nüüd on hästi, et ma küll ma ära harjun. Et tegelikult ka see insener tahab kuulda seda, et mida paremaks teha. Lööp tegi nii-öelda ühe ralli ainult selle autoga ja mis sa timmid, davai, ma saan hakkama, ma sõidan ära, et ei ole midagi hullu. Aga jah, kui sa oled juba teha sõitad, et tervet hooga kaasa, siis see ei ole ka see eesmärk, miks sind oleks palgatud, et tegelikult ikkagi palgatakse selle jaoks, et sa sõidaksid sellega, autot saaks arendada, saaks paremaks ja kõik ka teiste sõitjate jaoks, et saaks seda autot paremaks arendatud. Ma teen siis teistpidi istigi, et oletame, et kõik piloodid, tipp-piloodid istuksid näiteks päeva pealt, Subaru tuleb tagasi, kõik istuvad Subarutesse. Kes võidaks sooja esimese ralli ja kes võidaks sooja viimase, kui ta on saanud auto enda käe järgi timmida. Seda ei olnud mõni küsimuses, aga... Ega ma arvan, et ega siin tuleb selle järgi sättida, kes on kõige rohkem autosid arendanud ja ilmselgelt on see Ott Tänak, kes on võtnud jälle mingi... Tänak oleks esimesel rallil esimene või viimasel esimene? Sa ei saa mõlemad öelda, muidu oleks liiga leim. Sa pead ikka natukene... Nii raske on öelda, ma tahaks öelda, et okei, ma selles mõttes ma usun, et viimasel oleks kindlasti, sest tal on piisavalt kogemust kõikide autodega, mis täna sõidavad ja arendada neid. Aga esimesel, jah, selles mõttes ma olen nõus, et esimesel rallil oleks see olukord päris võrdne, ma arvan, päris mitmete meeste vahel. Et ma ei tooks, ma arvan, kedagi konkreetselt välja, aga ma arvan, et see, vaata, kui tuleb uus generatsioon WRC autos jälle, siis on jälle alati see, et kõik on võrdse pulga peal. Ei oska kedagi arvata, kes on kiire või kiireim. Et ma ei tooks kedagi välja, kes esimene ralli suudaks võita. See, et eelmine aasta alguses 2 vanameistrit oli ta väga kiiret kui algus, see oli nagu rohkem sellest, et oli Monte Carlo, ma eeldan siis. Jah, see kindlasti andis eelise. Et sellest liiga suurt järeldust teha ei oleks mõistlik. Ja siis teeme viimase küsimuse ka. Tõnn küsim, ma esimest poolt ei tee, seda võite Kunnel ise teha. Aga mul see osa meeldis küll, et on olemas rallisõitjate turg, eks ole, et käib üleostmine. Et kuidas on üldse seis kaardilugejatega ja mehaanikute ja inseneridega, et lööme nad natuke lahti. Kas on olemas ka selline kaardilugejate turg, et käib üleostmine näiteks? Kusjuures on olemas isegi minu meelest olnud nii-öelda kaardilugejate turg, mingisugune nii-öelda marketplace, ütleme siis selle kohta loodud, mingisugune kogukond. Ma ei ole kindel, kes selle tegi, kas äkki võis olla sellega seotud Kuldarsik kunagi, ma võin praegu metsa panna täiega, aga äkki oli. Ühesõnaga, üleostmine loomulikult käib, Lubee kaardilugeja nii-öelda osteti üle ju Ožeeri poolt. Võime tuua Mikkelsen võttis üle Östbergi kaardilugeja, Torsten Erikseni. Et seda käib tihti. Kaardilugejate vahetus käib tihti, et istuvad ühest autost konkurendi autosse. Aga kas see on selline asi, mis tekitab nagu patsuverk ka või see on lihtsalt osa nagu businessist? Ma arvan, et oleneb olukorrast. Loomulikult võib tekitada. Ega sõitjal on see väga ebamugav, kui sa oled ju kellega pikka aega sõitnud ja võetaks nüüd tüüp kõrvalt ära, et kuule, et see maksab mulle rohkem, et otsi uus keegi, et see on ilmselgelt ebamugav, aga ma arvan, et eks kõik saavad hakkama ja piisavalt täiskasvanud inimesed seal kõik saavad oma asjadega hakkama. Sama käib ka inseneridega, loomulikult mingite autoarendajatega, see käib alati kaasas ja ega ka on ju Toyota ostnud üle Fordilt ja nii edasi, et seda liikumist on. Palju üldse mehaanikuid on sellised, kes on nagu mingi sõitja ihumehaanikud, kes lähevad nende sõitjade tiimist tiimi, et kas on ka selliseid või üldse, et näiteks kui vahetab, oletame, ma ei tea, kes on hea näide, Roompera siirdub järgmiseks hooajaks Hyundaisse, palju üldse tema inimesi kaasa läheb peale kaardilurjel? Ma arvan, et seda ei ole täna väga. Kui siis oleks nii-öelda mingi insener, isiklik insener, aga täna ei ole seda, sest insener ikkagi on meeskonnas, ehitab autot üles.
meeskond, kes kaasa läheb, on ikkagi isiklik meeskond, kas sul on mingi füsioterapeut kaasas, kas sul on ilmamees endal nagu Otil on kaasas, on, et ilmselgelt oma PR mingi meeskond, kes liigub sinuga, aga ma arvan, et täna seda ei ole, et sul on mingi oma mehaanik kuskil, et kes nüüd tuleb, ma ei tea, ennem putitas hundaid või oli kuskil arendas hundaid, et nüüd homme teeb keegi X sõit ja teeb uue lepingu Toyotaga ja nüüd me lähme päeva pealt järgmist pilli. Ilmamees läheb vahest ikkagi kaasa, eks ole. Et seda täna kindlasti ei taha uskuda, et on, ei usu. Okei, küsimused enam rohkem ei olegi, et saatke siis homseks ka. Aga vaatame siis homsesse ka otsa, et tegelikult ma ei tea, miks see Horvaatia ralli on olnud 2 aastat, eelnevad 2 aastat ülipõnevad, et Onri põhimõtteliselt viimases kurvis üle-eelmine aasta raotas esikoha, eks ole, Evans, kui Ogier läkski viimases kurvis mööda ja siis eelmine aasta, eks ole, Tänak raotas esikoha, sest Rovanpera viimasel kiiruskatsel läks mööda. Et 3. aasta järjest, et tegelikult see Horvaatia vist on ikkagi nagu nii-öelda leiuna sinna rallikalendrisse ikkagi päris vägevalt. Ja ma olen jumal nõus, see on äge ja see teeb eriti ägedaks, et ta on nii keeruline tegelikult on. Huvitav on see, et see aasta on need vahed nagu läksid kohe alguses selles mõttes tuksi ära, et suured vahed. Eelmine aasta, see oli ikka ju top 3 oli äkki 8 sekundi sees, kui ma ei eksi. Mega andmine käis, et see on paras maiuspala seal, mulle ka meeldib Horvaatia ja tegelikult on lahe vaadata seda, loomulikult eriti fännina on lahe vaadata, kui mehed ikka peavad vaeva nägema, et autod tee peal hoida. Mis sa ise siis, Ruusilt sa küsitud, mis ta homseks ennustad, mis sa siis homseks ennustad, et kas Tänak püüab kinni, kas me näeme veel ühte Horvaatia MM-rallit, kus enne viimast punktikatset me ei tea, kes on ralli üldvõitja? Meil on vist sõita enam-vähem mingi 50, midagi pluss kilomeetrit või? Pigem oli vähevõitu vist. Ja, et kui me nüüd võtame, et 2 meest läbivad need katsed puhtalt, siis kindlasti mitte, et see tähendaks 0,5 sekundit kilomeetri peale. Seda ei juhtu. Ma ei näe, et seda võiks juhtuda. Aga jälle, see on nii keeruline ralli. Mis kellel võib midagi, seal on nagu vaata rallis on nii pisikesed detailid, mis juba nagu me võime lappi võtta, et ei tunne ennast jälle uus päev, uued olud, ei tunne kohe ennast mugavalt, kaotab kohe mingi 10 sekki ära, ongi tegelikult mäng jälle lahti, et seal on nii palju pisidetaile, aga 2 meest kõrvuti panna puhta sõiduga läheb, ma arvan, päris keeruliseks. Mis sa seal tagapoolt kõige rohkem jälgid, kas jälgid ma ei tea, Linnamäe aegu, jälgid sa seda Rovanpera versus Ogier heitlust, jälgid seda, et Katsuta või Lube saaks jalad alla, mis seal tagapool? No ma arvan, et tegelikult ega tasubki seda kõike jälgida. Rovanpera, Ogier, Lube, Katsuta, no need on vägevad paarid saavad olema ja loodetavasti lubatakse ikka seal pane lõpuni välja Rovanperale ja Ogierile. Aga ei, muidugi Eesti poistel tuleb silma peal hoida, aga jah, ma arvan, et seal eesots pakub piisavalt meile homme veel põnevust. No ma nüüd, mul oleks see ettevalmistus tehtud, siis ma saaks öelda, mis kell homme esimene katse on. Aga nüüd läheb natuke aega. Õnneks homme hommikul siis start on päris vara. Jumal tänatud, ma ei pea homme ise rallibloggi tegema. 8.08 juba alustatakse. Ja, hommikul vara alustame. Ja päeva viimane katse algab 14.15 nagu ikka. Ehk siis selleks ajaks kõik teleki ette. Või siis Delfi ralliblogi lugema. Täpselt, võtame jälle päeva ikka kokku nagu alati. Võtame ralli kokku ja jagame ka auhinnad ära. Jah, Runner mul ei lubanud auhindu jagada, et ma siis annan talle oma soovitused edasi, et saate küsimusi, auhinnad on vägevad, ma ise tahaks ka neid, aga ma ei saa ennast midagi, et see oli siis seekordne 6 käik. Oli vaheldusest päris äge siin käia. Teine Torki kui Gunnaril kontserdid on. Loodame, et ta bänd saab kuulsaks saada. Vaata, sa pead nüüd niimoodi tegema, et sa ostad talle kontserdi pilet, et ta läheb midagi vaatama. See mees ei viitsi midagi vaadata. Ja sätid täpselt niimoodi, et see on salvestuse ajal. Ei, see mees ikkagi teeb ise. Selles mõttes üllatusi täis mees. Ma arvan, et väga vähesed teadsid, et ta on metal-bändi ma arvan, et rütmikitarrist. Ma kahjuks ise ei saa vaadata. Ütle lihtsalt kitarrist. Ei, no oleme spetsiifilised ikka. Oleme. Ma ei tea siis, mis ta on täpselt. Ütleme rütmikitarrist. Ja ütleme rütmikitarist, eks ta homme saab täpsustada. Et homme on ta tagasi, homme siis ülipõnev rallipäev. Tegelikult need vahed on ägedad. Täna oli 2 päevalt raamat oi kui palju ja ei ole mitte mingi märk, et homme oleks raamat vähem. Kindlasti, vägev rallipäev saab olema. Ja nägemist siis teile. Kohtumisi homme. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga,
sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stalkerist.